No hei, head televaatajad. Viimasest korrast on päris kaua aega möödas, kui ma siin olin. Ja sellest viimasest korrast on meelde jäänud see asi, et siin oli tohutu vesi ju oli. Siin oli niimoodi, et kõik oli triiki vett täis igat moodi. Ja siis ma palusin ju taevaisa, et annaks 2 nädalat sellist hästi kuiva aega või midagi. Ja näed, vaata, taevaisa tuli palvele vastu ja andis veel rohkem. Andis praegu juba 3 nädalat. 30 kraadi sooja, kõik on kuivanud. Vesi, mis oli maapinnaga tasa seal, on alla kukkunud 1,5 meetrit. Metsa all on see vesi siiamaani mingil määral alles, et metsaalused on hästi märjad kõik. See on selle asja negatiivne pool, kui ma alustan siin tänast videot. Ja no mis just negatiivsest veel rääkida, et kui ma siia tulin, ma ju tulin autoga siia enne. Ja siis panin auto siia, ma sain kuidagi moodi, roomasin sisse, noh, kujutad ise ette, see metsatee ja kõik see on tohutu sopp, tohutu muda kõik ja panen selle auto siia ja hommikul lähen auto juurde, vaatan, auto on maa sees kinni, nagu põhjani kinni, vajunud ära kõik, usteni välja niimoodi, auto ongi nagu reaalselt maa sees. Mõtlesin, mis asi see on, et kuidas see on üldse võimalik, et kuidas saab 4 rattaga auto nagu maa sisse vajuda, et ma olen 2 jalaga maa peal, ma ei vaju niimoodi. Aga proovisin niimoodi teha, et olen 1 jalaga, niimoodi olen 1 jala peal ja vaatan, tõesti hakkan vajuma niimoodi, ja vajungi maa sisse. No, et see on selline kujundlik ja piltlik jutt sellistest asjadest, et tõesti vett on tohutult, oli tohutult ja vihma sadas tohutult siin kandis. Ärge valige jälle me jõuame valimisteni välja, et see on kliima soojenemine, valige rohelisi inimesi, need, kes on nagu rohelised, vaata siis ei juhtu selliseid asju üldse, et ma vajun autoga maa sisse kinni ja pean oma autot hakkama remontima, sellepärast, et auto see põhi on, mis see karteri põhi, selle tõmbasin ribadeks, et see tuleb uus panna lihtsalt, ma ei tea, äkki on seal veel midagi puruks. Aga see selleks. Lähme heade asjade juurde. Head asjad on need, et vaata, kui see vesi on maapinnaga tasa, siis kõik mutid ja mügrid ja neil pole enam olla kuskil. Nad ei saa ju maa sees olla, ja siis nad on ära kadunud kõik. Ma ei tea, mul on siin ökul elab siin 2 ökuli ja siis need ja toonekurg ja need siin kõik elavad siin ja need pissid pintslisse need elukad. Jälle kujundlik jutt, et kui on negatiivne asi ja hea asi, siis mingisugune tasakaal alati toimub nagu looduses. Looduses toimub alati tasakaal. Inimeste vahel mitte. Tihtipeale. No eks ma palusin siis omale puhkust juurde, sest ma tegelikult pidin nädalaks ajaks tulema, aga palusin juurde 1 nädala ja seda mulle võimaldati jälle. Vaata, kõik tänapäeval läheb YouTube'i üles, et igal asjal on oma tagajärg ja kui sa midagi teed või midagi ei tee, siis kõik läheb YouTube'i üles, vähemalt minu puhul hakkab nii olema, võib-olla rohkem isegi võib-olla ka. Vaata, ma olen siin, näed, see on parmud. Ma olen tegelikult 30 kraadi väljas sooja ja ta on juba paar nädalat on niimoodi, et on mega soe. Siin on no tõesti fantast. Aga no parmud, vaata. No neid on. See on jõhkralt, kus on parmusid. Oi, kui palju on. Sa pead panema ennast riidesse. Et tulevad lihtsalt on. Tahad on ju vett välja lasta kuhugi, sul on kõik kaetud, aga ta tuleb selle ainukese koha peale, mis on sellel hetkel katmata ja ta tuleb, istub sinna.
vaata, nii palju on parmust. aga mul on see heinamaa siin selja taga. Ta on jah, nagu sa näed, see kaamera ei ole üldse kõrgel, et ta on nagu 1,50 m, 1,70 m võib-olla. ja vaata, noh, kujuta ette, see oleks nüüd vaja maha niita, sest ma ei näe loomi. Ma nägin see pillepeigmes. Pillepeigmes on sarvedega. Ta vaatas mulle korra otsa seal, ta oli noh, siit mingi circa 50 meetrit. No, sellest on juba mõned päevad. Vaatas reaalselt otsa, tegi vägeva hüppe. See hüppe oli küll tõesti nagu mingi 2 meetrit või niimoodi. Kui mul oleks mingi vägev zoom-objektiiviga kaamera, et oleks selleks hüppest saanud pildi nagu, noh. Aga jah, ega ei näe, mitte kedagi. Põder tuleb, on ju, sa vaatad mingit hommikul. Ega sa ei tea, et see põder on, aga sa vaatad mingid sarved nagu lähevad, nagu sa mõtled, et see on nagu ebareaalne, kas on mingi sür või on see elus või ilmsi üldse. Aga jah, tegelikult jah, sa ei näe mitte kedagi, ainult näed sarved liiguvad, on ju. Natuke kummituslik värk, et ma tahaks selle heina siit maha võtta. See hein ei ole täisväärtuslik hein, ta on siuke jah, nõges ja putk ja siin on kõike. Siin on seda põdrakanepit hulgas ja igast ohakad ja asjad ja noh, eks siin on heina ka, vaat siukest kapsast on siin, et siuke, no selle jaoks ongi see sama tera, et selle trimmiga ei ole siin midagi teha. Ma tahaks teha ühe korraliku niitmise, et ma saaksin siit heina ka ja siis, kui mul need 5 lammast lõpuks on, et mul midagi anda oleks neile üldse, et ma ikkagi nagu plaan on, et siia tulla ja vaata, kui sellel 5 lambal ei ole süüa anda, siis ma pean hakkama ostma seda süüa, aga nagu kui mul reaalselt on olemas see võimalus, et ma teen ise seda süüa neile, on ju, heina. No küll see lammas saab sellest ka oma mingid ravintoolad, oma need ained kätte nii-öelda. Mul läheb vaat soome keeles segamini, see on vehke. Tämän vehken kanssa, see on vehke. Ma ei oskagi eesti keel, see on trimmer. Ja. Et mul asjad lähevad soome keeles sassi kogu aeg. Aga vaatame, ma hakkan siis trimmerdama ja vuristama ja mul on seda kõvasti siin. Kui pikalt ma seda videot siin teen või mis ta ei tee või eks see hakkab paistma siis. Aga tööd on kõvasti, hästi palama on, nii et kui ma siit 1-2 tiiru lasen, siis ma pean ennast jälle kastma, võib-olla jooma midagi, jälle vett ja kõik. Siuke töö tegemine tuleb. Nende prillidega on palju parem vaadata, kõik on paremini näha. Mul on siin all üks kiiver ka, aga ma ei tea, kas ma seda pähe panen, et proovin niimoodi. Ma arvan, et ta käima läheb ilusti, et seda ma olen juba katsetanud. Mul ei ole trakse seljas, nii et panen traksid selga ja siis jätkame seda. Vähemalt mina jätkan. Mis välja tuleb seda, ma ei tea. Panin omale traksid. Täna on mõnus rannailm tegelikult. Äkki ma jõuan sinna ka, ega ma ei tea ju täpselt. Mul on siin üks auk jõe sees, seal on ka päris sügav. Sinna ka mitte.
eks see reaalsus ongi, et kõik läheb aina tummisemaks. Ega need tüdrukud ei tule ka mulle täna siia praegu. Ma pean ikkagi ise nagu reaalselt kõik maha võtma, kõik selle heina siin. Ja need tüdrukud tulevad siis, kui on vaja loogu lükata. Homme äkki. Aga jälle tööle ei ole mingit passimist. Isegi puhkuse ajal. Ma olen ju tegelikult puhkusel praegu, aga see, mis ma teen, on niisama. Ma teen seda niisama. Ämbrit võrk. Kuna ma täna olen hästi laisk, vehkisin siin trimmeriga mingi 4 tundi ja ma olen väsinud, ma ei viitsi mitte midagi rohkem teha kui ainult süüa ja magada. Võib-olla ühte muud asja ka, aga ma teen süüa ja ma teen lõkke peal seda süüa. Ma ei tea, kas õnnestub üldse mul ühe käega. Tegin kõik valmis juba siin ja panin see panin siia need paberid alla. Väiksed kuuseoksad peale ja kas läheb, ei lähe. Peaks minema. Muud varianti ei ole. Kui ei lähe, siis panen uuesti. Täpselt teagi, mis ma täna teen, äkki praen muna siin äkki või midagi. Mul on muna ja siis liha olen nii palju söönud juba siin. Need kõik need päevad siin, et lihavajadust ei ole, kõht juba alutab kusjuures sellest lihast. Läheb ilusti. Mingid vana kuivanud kask on siin. Teen toitu lõkke peal. Ma lasen korralikult käima selle asja, viskan kõvasti puid peale ja natuke veel trimmerdan.
ja siis panen mingid munad ja asjad siia. Ootab, mis siis saab. No näed, head televaatajad, mul on siin lõkke. Täna ma näitan, kuidas lõkke peal saab süüa teha. Kuidas lõkke peal süüa teha esiteks nagu ja mismoodi. Esimene komponent söögi tegemise juures on lõke, et sul on vaja lõket. Ja teiseks on toit, sul on vaja toitu. Ja ongi, ja rohkem ei olegi. Tegelikult rohkem ei olegi mitte midagi. Sul on vaja lõket ja sul on vaja toitu. No mul on, ma näitan, mida ma söön. Mida ma söön siis täna? Teen ühed võikud endale. Teen ühed võikud. Nad ei taha üldse kaua. Näed sa? Juba on nii valmis, et vähe ei ole. Toitu ära ei viska, aine. Läheb kõrbema. Teeme uuesti või sööme ära. See on metsavõiku. 1 minut. Valmis. Ma arvan, et on valmis. Või veel mängida nendega siin. Ei pidi. Nüüd on küll valmis. Kell on natukene 9 läbi. Ja ka mõnus soe ja siuke. Kõik need metsaelukad ärkavad ellu. Ega siis parmud ei lähe magama üldse vist. Näed, siin ta on. Näed, parmud jah.
ma natuke tõmban veel. Ma tõmban selle osa tahaks nagu puhtaks saada. Vaata, mis saab. Let's go! Let's rock and roll! Balderen. Kuuse otsas on mingi lind, aga segandada praegu.
No hei, mis ma vehkisin siin, ma ei tea mitmendat päeva juba, aga valmis ma vehkisin selle asjaga. Vahetasin trimmi pea vastu, vahepeal siin oli vaja igasuguseid nurki lasta ja sellist. Aga noh, kui ikka 21 hektarit maad, siis peab arvestama sellega, et hästi palju läheb aega. Mitu korda ma vahetasin kütust. Pakun välja, et äkki 10 paagitäit äkki. Nüüd peaks sellele reduktorile siia. Siin on üks mutter kuskil. Sinna peaks panema õli, või tähendab seda möginat, seda, mis iganes see on. Spetsiaalselt tossin selle Husqvarnast. Ja muidu töötab väga hästi. No nii, SD-kaart sai tühjaks. Tahtsin öelda lõpusõnad ka ju, aga näed, täpselt just siis, kui hakkasin seda lauset ütlema, et aitäh head vaatajad, televaatajad, kõik kuulajad. Ja just sel hetkel sai tühjaks kaart. Ja tõesti, panin teise kaardi sisse. Et päris kaua vehkisin selle trimmeriga siis nii-öelda. Mitu päeva kohe järjest, mitu päeva. Ja siis noh, väga palju oleks veel vehkida, väga palju oleks teha. Kui tahta teha, siis võiksin nagu reaalselt 24H kogu aeg vehkida sellega ringi. Ükski asi ei pea nii kaua vastu. Aga mina ütlen nüüd kõik lõpusõnad ära ja siin ma panin juba süte peale. Tähendab, selle grilli panin siin käima. Nüüd panen siia liha peale ja lasen hea maitsta endale. Ja siis tšau pakaa, olge tublid ja hoidke need kõik oma sabad rõngas ja näeme siis juba järgmine kord ja kui ei näe järgmine kord, siis näeme üle järgmine kord. Teeme nii.